Kas meil midagi sirget on või? Kui ülikooli läks, siis ma oleksin tahtnud näha ühte videot, kus oleks natukene selgitatud mulle, mis üleüldse seal toimuma hakkab. Nüüd ma teen sellise video enda mineviku endale. Miks ma ei tea. Näiteks kui sa käisid ülikooli eelnädalal, siis sa oled juba raisanud 1 nädala oma elust. Igatahes hakkame peale. Ülikooli minemine annab sulle ülihea võimaluse minna oma issi juurde ja küsida, et osta mulle palun uus läpakas ja sa tahad tegelikult väga head laptopi endale. Sest kui sa hakkad tegema kohustuslikke aineid, mis tegelikult otseselt ei lähe su erialaga kokku, mida sa õpid, siis sul on väga head arvutit vaja, et mängida, sest seda teevad 90% õpilased. Kui sul ei ole head arvutit, siis agar.io töötab ka väga hästi. Punkt number 2. Loo võimalikult palju häid tutvuseid ülikoolis. Ülikooli puhul tegelikult on kõige olulisem tutvused, sellepärast et kogu informatsioon on läbi Google'i saadaval. Kui sul just ei ole vaja reaalselt paberit, kui sa ei õpi arstiks või väga vastutuslikud erialasid, siis tegelikult sa saad kogu informatsiooni kätte. Aga mida sa ei saa internetist, on tutvused. Või no kui sa saad, siis tõenäoliselt need on internet. Okei, sa saad internetist tutvuseid, aga ülikooli tutvused on selles mõttes parimad. Isegi kui sa inimestega suhelda ei oska, siis tegelikult väga oluline, et sa prooviksid. See on see aeg, kus sa võid täiesti teiseks inimeseks ennast luua. Martian alien thing, I was like, that's kind of sexy. Kui sa keskkoolis näiteks oli vaikne noormees, kes ei julgenud väga rääkida teistega, käis õpetajatega kohtingul, viis neile lilli, masseeris nende selgasid, siis nüüd on üliaeg lihtsalt näiteks pidutseda. Ma ütlen, et see hea on. Sa võid muidugi edasi õppida, pakkuda jalamassaaže oma majanduse õpetajale, aga sa ei pea seda tegema. Sa võid elada elu, teha tutvuseid, sest et kokkuvõtteks tulevikus loevad ainult tutvused. See, mis paber sul on, see nagu, kui sa ei oska näiteks naistega rääkida. It's 10:33. What? Proovi natukene oma enesekindlust üles saada. Lihtsalt räägi kõigiga. Esimene semester. Pane hullu lihtsalt, reaalselt. Räägi nendega sööklijärje korras, räägi ükskõik kus kohas ja proovi seda kainelt teha. Ma tean, et täispeaga tuleb see väga hästi välja, aga probleem on selles, et sa tõenäoliselt ei mäleta seda järgmine päev, nii et see ei loe. Nii, kui sa oled endale väga head sõbrad leidnud, kellega koos lõbutseda, teha äri. Oluline on see, et lihtsalt 3. punkt. Ela elu. Selles mõttes, et tee absoluutselt kõike, mis sulle pähe tuleb. Ma räägin seal juures ka lollustest, sest tegelikult kui me võtame niimoodi, et 3 aastat, no mõni 4, mõni 5, võib-olla sa ei saa aineid tehtud, okei, sa õpid 7 aastat pakad, siis need on parimad aastad su elus. Peale 3 aastat sa tõenäoliselt lähed kuskile halvale palgatööle, sa langed depressiooni, sa leiad naise, sa saad lapsed ja sa mõtled 40-aastaselt täitsa lõpp, miks mu elu selline on. I am dead inside. Võib-olla see ei ole nii, tõenäoliselt on nii, ei ma ütle seda, aga oluline on see, et sa elad oma elu, sest need on need kuldsed aastad, need on ausalt need aastad, mida sa tulevikus mäletad. Ma räägin nagu ma oleks 70-aastane. See on nagu see aeg, kus sul on 0 kohustust. Peaaegu ka kooli eest, jällegi sõltub, mida sa õpid. Ma ei taha ülikooli haridust maha teha, aga sa ülikooli haridust on... Näiteks, võta oma head sõbrad, proovige oma businessid käima tõmmata. Tõmmake nii julma, õppige päeval, tehke tööd öösel või hakka trenni tegema. Kui sa oled näiteks fättes, siis proovi näiteks jõusaali minna, proovi normaalselt toituma hakata. Ülikoolis ei pea ainult pelmeenidest ja nuudlitest toituma, sa võid ka tatart süüa ja siis grillida kana endale kõrvale. Ja sa saad jõuksi hakata tegema, kui sa oled hakanud elu elama. Siis sa saad aru mingi moment, et mul on kool mingisugune aeg, siis ma elan, ma pidutsen, ma teen mingisuguseid ägeid projekte. Sul hakkab ajast puudu jääma. Nii et punkt number 4, õpi tarbima kofeiini. Kui su elu on korraliku tempo peal, siis sul on vaja päris palju energiat. Selline kogus läheb korraliku ülikooli elutempo juures alla umbes 2-3 päevaga. Can I try some Red Bull? Aga kuna sa oled tõenäoliselt ülikoolis ja seal ei ole väga palju raha, siis ma soovitan kofeiinipulbrit. Mul on see sama purg kestnud see siis 4 aastat. Maksin vist mingisugune 6 või 7 eurot selle eest. Punkt number 5, energiajaotus. Okei, tegelikult see võib olla sama hästi ka prioriteedid. Väga oluline on, et sa paneksid prioriteedid paika, sa reaalselt ei jõua kõike teha. Sa ei jõua igal peol käia, sa ei jõua kõiki jooke ära juua. Tegelikult jõuad lihtsalt, sa pead oksendama pärast rohkem. Proovi
proovi enda jaoks sättida paika, mis on päriselt kõige olulisem, ka hariduse ja ainete koha pealt, mis ained sind reaalselt edasi viivad ja kus kohas sa saad otsida, et sul on võimalikult vähe vaja teha, et lihtsalt sealt läbi saada, et panustada maksimaalne energia sinna, mis sind tegelikult kaugemale viib ja reaalselt su unistuste poole sind viib. Selles mõttes, et ei ole muret seda vaja, kõik loksub iseenesest paika, lihtsalt jäta need 5 põhipointi meelde. Kui keegi on veel midagi, mida ta oleks mineviku endale soovinud öelda ülikooli ajal, siis kirjutage need alla kommentaaridesse. Võib-olla sa aitad kellelgi vältida palju stressi või hingi või ükskõik mida iganes. Järgmine video tuleb esmaspäeval, see tuleb päris äge vlog, see on teistsugusem. Kui teil on mingisuguseid küsimusi üleüldiselt ülikooli kohta, siis saate mulle Instagrami kirjutada, ma vastan kõigile asjadele.